ehk siis tegeleme ka komisjoni müügiga ja see auto peal me teeme väikse näide, kuidas see komisjoni müük välja näeb. Siis te saate korraliku video, kus on kõndimine ümber autot, vaatamine seestpoolt, natukene räägime ka tehnilise seisukorrast ja mis autoga on tehtud eelmisel ajal, mis omanik on teinud, remondinud, viimistlenud ja üldse natukene ajaloost. Ehk siis antud auto on minu käes aasta. Videot mõtlesin eelmine aasta teha, siis see enne suve ära teha ja siis tuli välja, et tuju selle peale tuli ainult suve lõpus. Eelmine omanik on teinud sellega väga palju, on tehtud heliisolatsioon, mürasummutus ja audiosüsteemi upgrade, umbes mingi 4500 euro järgi. Siis ta on hooldanud seda, head seisukorras hoidnud ja vahetanud ka mootoriketi. Siis, mis mina tegin? Poole aastaga on investeeritud sinna väga palju raha. Tehase kardaan on asendatud custom kardaaniga, mis on nüüd lahti võetav. Seal on vahetatud kõik liigendid, kõik laagrid ja nüüd see on eluaegne varosa. Siis on vahetatud maadlusvedrod, väga ilusti maas seisab, tagumised amordid, pidurite ring, välja arvatud teisi supportid, nad olid väga head. Siis pisiasju, veermikukaikasi, jaotusradiaator ja seal on väga pikk nimekiri, mis on tehtud. Ja seal kulutusest ta kindlasti on ja üldiselt tulge tutvuge autoga. Itaalia V6 koostöö, see on päris ükne mehine, passikas ja suht hea tunne kõrvale. Kui drive'i vajatad, siis pöörad natukene, lähed alla ja on rohkem passi kuulda. Ehk siis Alfa on väga hea sõiduomandusega auto, pluss veel muidugi, mis ma jätsin mainimata, et see on 3.2 V6 ja 4 vedu automaatkäigukastiga. Ta on suht äkiline, aga ei ole väga kiire. Kui me mõtleme selle peale, siis mingi 60 turboga kindlasti on kiirem kui see auto, isegi stokis. Seda autot tunnita väga pole mõtet, sest ta on ilma turbota variant, vabalt hingav, aga siiski oma sõiduomandusega ta on väga hea. Ringi peal ei pruugi väga peatuda. Kui operaator oleks paremini kinni, siis võiks veel kiiremini seda ära teha. Ma ei tea, kuidas kaamera heli kirjeldab ja kuidas teie kuulate seda, aga see sõites on väga hea. Tehniliselt hetkel auto on heas korras. Veermikujuht häält ei tee. Lavavate politseinikutel ilusti sõidab. Väga kiiresti ei tohi sõita, sest ta on madal
ja ees on niisugune AliExpressist tellitud lipp, mis tekitab sellele autole veel nagu niisugune mitte päris agressiooni välimust, aga väga kena. Käigukastis on 6 käike. Liilikid otseselt talvel ei ole proovinud, sest auto talvel seisis. Ilmselt kui keegi teda ei osta, siis see talve taga seisab. Alfa Romeodel on probleeme kirjadega. Kui te vaadate videot, siis väljast roostud ei ole. Ja põhiga on normaalne. Ta ei ole ilus, aga ta on tugev. Ja kuskil lagunemisprobleemi ei ole sellel autol. Küllekarbid on keevitatud eelmise omaniku poolt ja siiamaani välja näevad väga ilus. Otseselt tehnilist kohe midagi ei ole vaja teha, aga pisimomendi ikka leiab. Näiteks väljast on mingi pisikesed kriivukesed, mõlgikesed, mis ei, kui ei tea, kus nad on, siis kohe neid nagu ei märka. Siis tehniliselt ei olegi siin midagi teha. See aasta ta sõitis, ma ei tea, mingi võib-olla 1000 kilomeetrit, võib-olla vähem, võib-olla rohkem. Ja seistes ei ole siiamaani midagi lagunenud. Audiosüsteemi kohta võiks öelda, et võiks vaadata üle võimusüsteemi ja kõlareid. Üks kõlar teeb ebameeldivat heli. Seega, ideaalis võiks vahetada terve komplekt kõlareid. Suured neid vahele. Et siis kui ühed näpid, siis näpi ka ülejändas. Võimu võiks kontrolli viia. Näiteks, kes nende mikroskeemidega ja asjadega, raadiotega tegeleb. Võib olla kuskil midagi, sest pärast talve ta mingi 1 nädal ei tahtnud väga hästi mängida ja siis ise hakkas tööle. Ei ole uurinud. Ja siin on meil Android pakk, mis vajadusel saab maha võtta, koju kaasa viia, aga siis kui olete omanik muidugi. Ja näiteks kui oled kuskil grillimas, chillimas, võtad maki kaasa ja sõbradega vaatate YouTube või Spotify's vahetad laule. Siin saab kasutada nagu tahtlit, kas või paned filmi jooksma sõidu ajal, mis iganes. See on kõik pioneerisüsteem, seal on laadijad, inverter, mis lööb välja 220 volt ja amprit kohe ei ütle, aga eelmine omanik ütles, et kõik asjad, mis on kaasas, saad ära laadida, et seda ta kannatab ära teha. Küttekulu. See on vist üks juhte probleem, mis ma ei sõida temaga iga päev. Üldiselt on kirjas, et 18. Kui väga ökotades, siis ma ükskord nägin 16. Ja tavaliselt mul on 17,5. Kuigi ta ei ole päris daily ja iga päev ma temaga ei sõida. Ennem oli nii, et ma üritasin temaga kord nädalas sõita. Kas või neljapäeval või laupäeval nagu täna. Ja siis praegu kolimistega ja kontrollidega ja ühesõnaga teiste asjade kõrval mul ei ole aega väga sellega sõita. Seega, enne kui ma täna teda panin käima, ta seisis umbes kuu aega. Sellest kui natukene kahju. Pärast, kui me teeme väikse sõidu, siis teeme uksed lahti ja vaatame sisustust. Interjööri nagu öeldakse. Et siin on, mulle kõige rohkem meeldib, et terve konsool on nagu suunatud juhile. Siis sina näed seda kõik. Põhimõtteliselt ongi ehitatud juhi jaoks. Sina oled selle juht ja sina saad maksimaalselt sellest autost. Aga ülejäänud, kes siin istuvad, las ta olla. See on nende mure juba. Ja
sellepärast ongi küttekulu vist suur. Aga iga see bensutilk nagu ei ole niisama. Ta on nagu välja teeninud endast. Me praegu sõidame väga mitte kõige paremat Tartu teed. Ja kuigi ta on madal, ta ei ole nagu taburit. Isegi sõitmisel sul on täitsa olemas komfort. Sul ei löö tagumikku midagi. Ilmselt seal on näha, et kõik rapub ja suunatuled täitsa töötavad. See ei ole auto. Mis võiks veel märkida selle auto kohta? Küttekulu suur, emotsioonid suured, mädanenud ei ole, elektrisüsteemid töötavad adekvaatsed, parkimisandrid ei tööta, tagumine kaamera töötab, käima läheb hästi, keema ei lähe, mis võiks veel tahta. Hetkel enne talve hind on 5000 euri ja registreerimistasu maksate ise. Sest kui vaadata, kui Alfa Romeo on nelikvedu, see on kindlasti hind teine. Tahaks loota, et saab keegi seda autot endale, kes teab, mis on Alfa Romeo, mis meeldivad talle Alfa Romeo. Eelmise omaniku autode järjest lähevad Alfad. Tal oli 156, siis see auto tal oli 9 aastat ja järgmine tal on Giulia. Sellest ma arvan kindlasti, kui meil maksude poliitika läheb paremaks, siis võib-olla isegi kunagi ka seotan endale Giuliat. See ei ole minu esimene Alfa ja aga 159 see on minu esimene. Ja südamesse ta ronis nii-öelda 2013-2014 aastal. Siis ma sain juhiload ja ühel tutval, tema naisel tolle ajal oli see auto. Ja see esiotsa, kui vaadata, siis võib öelda, et sa armud sinna. Ja kogu aeg oli tunne, et kunagi ma ostan seda. Ja mul on väga hea meel, et see on 3.2 bensiin 4 vedu. Aga mitte diisel. Ma arvan, selle peal me lõpetame. Natukene lööme kaadrid, kus on sisu. Võib-olla väljas veel kuskil filmime, aga hetkeseisus on kõik. Ehk siis transformerid on laiali. Siin me nägime peale süda. Keerete juba ilusti nägite. Alustame vist nüüd tagant. Siin on meil mingi suur po-po-po. Siin on mingi ehitatud. Rooste poolt on täitsa okei. Siin on kõik terve. Sisustus on terve. See on see, millest ma rääkisin. Kõik vaatab justkui sinu peale. Siin on meil pioneerimakk, Android. Iski kui auto väljas, siis saab seda saab siin kuskil
siis siin Spotify, siin on meil bassi kontroll. Siin on meil needikute plokk. Lähme vaatame teise külge. Siin on meil servaseis. Kuupäääred, ukseääred. Midagi mäda ei ole. Siin kapoti all väikene roost on, aga on siiamaani tugev. Nüüd te olete teda näinud. Tulge tehke proovitiiru. Nägemist!